videolõunatund Nõmme raadios. Tere hea ja mõtleb Nõmme raadio kuulaja, vaataja. Minu nimi on Kertu Luiskes ja siin on Vabaduse hääl. Tänases saates annan ma teile edasi ainult täpselt nii palju, kui mahub selle saate sisse. Toimub palju. Mis tahes valdkonda sisse vaadata, seda, mis põleb, mis vajab meie tähelepanu, ja võiks öelda mingit reageerimist, tegutsemist isegi. Ma arvan, et me ei ole juhuslikult selles kohas, kus tundub, et lihtsam on alla anda. Aga minu sõnum ei ole, et anname alla, vaid vaatame enda sisse, kas meie seest tulevad äkki mingid huvitavad vastused erinevates valdkondades. Sest alla anda, see tähendab seda, et me läheks vastaste poolele üle. See on nagu loobumisvõit. Palun, võitke siis. Aga kui kaalul on kõik, kuidas sa kingid selle võidu ära? Kui kaalul on päriselt kõik. Ja eelmises saates me rääkisime sellest lastefestivalist. See, et sihikul on lapsed, seda teemat ma olen ammu juba korrutanud, või õigemini seda mõtet. Ja kui varem oli mingi piiramine, suunamine noorte suhtes, no see ütlus noorus on hukas, see käib põlvest põlve, aga tänasel päeval siuke, pange hullu, ei ole midagi. Ja ma tabasin ennast hiljem kui selliselt seoselt. Ma olin lastega rannas ja sealt väiksed poisid, kes ropendusid, ikka rõvedalt ropendusid, siuke vastik. Ma käisin neid siis korrale kutsumas, nad vabandasid, kena on ju, ja ropendasid sama soojaga edasi. Ja see selleks mõtlesin hea küll, et kui lapsed ikkagi kuulavad sellist muusikat ja seda sellise muusika kuulamist isegi propageeritakse, et noh, ma ei tea, on sellised hitid, on sellised artistid. Heakene küll, aga kui ma sain aru, et nende emad olid ka rannas ja see poisse üldse ei häirinud, sealt mul läks küll imelikuks, kui minu laps niimoodi ropendaks, ma sekkuks. Ja selline paralleelreaalsus järgmisel päeval, ma olin ühes teises rannas ja seal oli üks vanem tüdruk poistega, kes temast ei olnud väga palju nooremad, aga vanuseklassis nad suht samasse aknasse, kui nad eelmise päeva omad. Ja ühe korra ma kuulsin, et üks nendest poistest, kõige suurem, ütles ühe sõna, mis ei olnud ka eesti keeles ega ka inglise keeles. Ülejäänud aja nad olid täiesti normaalse jutuga. Neil ei olnud vaja iga elevuse, iga üleelamise peale mingit rõvedust hõigata. Ja kui ta selle ühe korra isegi ütles mingi sõna, siis mul poeg ütles, kuule, emme ta ütles sellise sõna seal. Ja siis ma mõtlen, et huvitav, kust see tuleb? Need on ju, peaks olema sama infoväli, samasugune mentaliteet, sama vald, isegi lihtsalt erinevad järved. Aga kust see tuleb? Ja me võimegi jääda siin mõtlema, millest see on kas kodust, et kas vanemad keelavad või ei keela, või juba maast madalast võib mõnel inimesel ollagi selline eneseteadvus, et ma tean, kes ma olen, ma ei pea kuhugi kuulma, ma ei pea ennast rõvedalt väljendama, et saada mingit tunnustust või kuuluvustunnet. Ja siis ma tabasingi mõttelt, et on päris tugevaid noori noorte seas. Ja me ei tohi suhtuda noortesse nii, et noorus, see ongi destruktiivsus, hullu panemine, piiride katsetamine. Mõni noor võib olla ka täitsa küps ja selline tugevama eneseteadlikkusega. Ja minust võiks suunata igasugu avalikke asju ka just nende poole. Et kui ma siin selle Võru Huub, mis ka nagu rahaasjad on, nagu on siin vaikselt, kui võimvahetus, siis toodi esile, et mis rahaasjad seal, kuidas jooksevad, kummalised asjad. Kui ma kirjutasin, et aga kutsuge rääkima inimesi mitte, et kuidas palju raha teha, kuidas rikas olla, kuidas mingi sigma olla, vaid kes on ennast üles ehitanud õigetele väärtustele. Selliseid inimesi rääkima, kuidas nad on saavutanud näiteks terve perekonna, toimiva, stabiilse ettevõtte, mitte mingid idud ja muud pidud. Midagi sellist loomulikku, aga ei. Võimendatakse just seda, kui on noored segaduses, kas või see samune, mis meil LGBT-enduses toimub, võimendataksegi seda, mis on nässus, see, mis on nihkes. Kelle huvides see on ikkagi nende kontrolli fanattide huvides. Ja
ja siis ma tabasin selliselt infolt ennast, kuidas nutiseadmed, et see ei olegi midagi nii halba, et noort mõjutab pigem see, milline on see kodune õhustik. Mille peale mina mõtlesin, et mis asja, et su laps on sõltlane, nii Novaator ERR uuring, kodune õhkkond mõjutab noore arengut ekraani ajast enam. Et las sul olla see sõltlane, aga see õhkkond vaata. Ma ei tea, kas emme tuletab sul viirukeid või ma ei tea, mis siin mõeldud on. Kas emmessid ülitsevad palju, äkki see loeb. Ma isegi ei hakanud seda kelbast lugema. See on jälle selline, ühest küljest tuuakse välja, kuidas see mõjutab aju arengut, kuidas see mõjutab sellist emotsionaalset arengut, kuidas me tuleme toime oma erinevate tujudega, meeleolude kõikumistega, iseenda identiteedi paika looksumisega. Telefon häkib väga palju ära, isegi täiskasvanud inimesel. Kui mina kustutan kõik oma äpid ära, siis mul on jälle siuke, väga huvitav asi tuli esile. Ja kui siin üks muidu tark naisterahvas ütles, et aga mina ka, et nii kui mul on mingi küsimus, ma võtan Google'i ja vaatan, et Google ütle, mis see on ja palun väga. Kas me peame olema siuke nagu inimraamatukogu? Ja siis ma tean seda ja seda. Vaid lihtsalt mõeldab, huvitav, mis see võiks olla? Täpselt see, kui siin mõni aeg tagasi oli kogemus, et ma küsin ChatGPT käest, ei küsi, et sa võid küsida enda jaoks, aga ära minu jaoks küsi. Ma proovin ise välja mõelda selle. Mitte see, et kuidas me nagu tambime ennast mingisugust sähvatus, info. Kogu aeg peab vibra käima, vaid et laseme mõtteahelatel kesta. Mõtiskled, aastad ennast mingi järgmise mõtte pealt. Ja see võib päris huvitav olla, kui sul ei ole neid segavaid faktoreid selle nutinduse näol. Ja siis tulevad peale noored, kes isegi ei suuda nii pikka mõtteahelat konstrueerida, sest neil on nende ajud on nässu keeratud. Aga ei, meil on kõik arenevad, kõik on järjest targemad ja mis iganes asjamad. Meil doktoreidki on järjest rohkem. Eelmises saates endalgi mina, kes ma teadlikult tegelen sellega, et mu aju kestaks. Ka kõrges eas ma oleks mingigi terav. Kuigi jah, tänasel päeval ma tean, et see unevõlg teeb oma töö ja ma ei ole see terav pliiats, ma olen see nüri pliiats, kes üritab midagigi. Igatahes mul jäi eelmises saates üks mõte pooleli seoses sellega, kuidas meil neid doktoreid treitakse, siuke doktorivorsti liin. See oli, ma rääkisin sellest, et tehakse atraktiivseks ja sinna mu mõte jäi, hakkasin muudel teemadel rääkima ja siis ma mõtlen, et kas atraktiivne see ongi siis see lihtsam saada või see, et sa oled tark ja siis see on atraktiivne, et ma olen ikkagi doktor, vaata, ma ei ole mingi baka, ma ei ole mingi magister, ma olen doktor. Või siis on siin taga majanduslik mugavus. Kindlasti mängib suurt rolli ka riigipoolne rahastus, mis võimaldab maksta noorem teadurile vähemalt Eesti kestmist palka. See loob doktorandile kindlama võimaluse keskenduda teadustööle ja muudab doktorantuuri senisest konkurentsivõimelisemaks karjäärivalikuks, selgitas Mari Moora. Raha, teadus, tellimusteadus, natuke veel doktoritest ja teadusest just selles võtmes, et kust liigub raha, sinna poole liiguvad ka need nii-öelda aktsepteeritud tõed. Ja meditsiinivaldkonda lähen omadega. Suvaline koduperenaine räägib meditsiinist, aga ma ütlen, et selleks ei pea olema meditsiiniharidus, et neid mänge läbi näha. Uku Kudu Facebooki lehelt. Anthony Fauci istus täna USA senati ees. Ta ei vastanud ühelegi küsimusele COVID-19 päritolu teemal. Riskantsete viirusuuringute rahastamise kohta, varasemad ütlused kongressile, ametlike dokumentide säilitamine. Vaikus. Mees ei räägi enam midagi. Muidu see mees ainult rääkiski ja teised korrutasid järgi. Kõik, kes tahtsid õigel pool ajalugu olla, ütlesid nagu Fauci. Ja tänasel päevalgi leidub neid, kes proovivad Fauci tuules lasta. Ja mitte sellepärast, et nad oleks mingid Fauci andunud fännid, vaid sellepärast, et nad läksid Fauci jutuga kaasa. Ja kui nüüd see Fauci asi kukub ka nende asi kokku ja seda tuleb hoida. Vastus oli iga kord sama. Oma advokaadi soovitusel keeldun vastamast, tuginedes põhiseaduse 5. parandusele. Fauci kasutas seda õigust üle 50 korra. Poliitiliselt ja moraalselt on pilt erakordne. Aastaid paluti avalikkusel usaldada Fauci sõna.
Tema soovitustele tuginedes põhjendati piiranguid, koolide sulgemist ja vaktsiinipoliitikat. Küsimusi ning kahtlusi käsitleti sageli teadusvastasuse või vandenõuteooriana. Nüüd, kui küsimusi esitatakse talle endale vande all, keeldub ta rääkimast. Veel kummalisemaks teeb olukorra see, et Joe Bideni pliiats andis Faucile enne ametist lahkumist ennetava armu võimalike föderaalkuritegude eest. Föderaalkuritegude eest. Miks, kui ta nii õige mees on? Jah, vandenõuteooriad tulevad sellise hämapinnalt väga kergelt niimoodi esile, aga need ei jää teooriateks, kui faktid kinnitavad, et nii lihtsalt oligi. Fauci ütles siis, et pole midagi teinud valesti. Nüüd vaikib ta advokaatide soovitusel, sest kardab võimalikku kriminaalvastutust. Kui avalikkuselt nõuti pandeemia ajal usaldust, on avalikkusel praegu õigus nõuda selgitusi. Vot nii. Aga mis ma tahan kindlasti ära mainida, Uku Kudul on väga head postitused, huvitav jälgida, kuidas keegi nii põhjalikult läheb nendesse teemadesse, mis muidu on siuke mitte parketikõlbulikud, aga mille osas soovitan olla ettevaatlik, on parteiline kuuluvus. Mina ütlen, et järgmine rünnak, järgmine infooperatsioon tulebki läbi nende nii-öelda vandenõuteoreetikute, need, kes julgevad asjadest rääkida nii nagu on, sest paljud on saanud petta ja nüüd vaatavad sinna poole, kus räägitaksegi asjadest nii. Vaadake, see COVID oli pettus. Ja sealt samast kanalist inimene võib leida oma lootuskiire, sest meie vandenõuteoreetikud, me oleme natuke nagu ennustajad, me räägime ja homme selgub, et meil oli õigus. Et meie oleme uhuud, timmerid on parketikõlbulikud. Timmer seal, timmer teisel pool ja nii edasi. Aga kui meie räägime, siis see on uhuu. Nii et olge ettevaatlikud nende vandenõuteoreetiliste kanalitega, sest mina Sindrite asemel valiks järgmise kanali, kuidas rahvale naha vahele pugeda just vandenõu analüütikute ja teoreetikute seast. Sest sinna poole on läinud inimeste usaldus, isegi kui nad avalikult ei tunnista. Et minu arust ka see COVID oli see. Kõik meist teavad kedagi, kellel läks vaksiga nässu. Kes ei tunnista, on kas eitusfaasis või rahaliselt või kuidagi muud moodi asjaga seotud. Nii et äratuskell on olnud väga suur. Juhtisin perearsti juures käima ja küsisin, kas nad seda Fauci asja jälgivad. Et meditsiinis ennegi kunagi vaimse tervise probleeme lahendati ka nii, et mingi naaskell löödi siia niimoodi silmamuna vahelt sisse. Tehti inimesi korda peast laparoskoop. Lobotoomia, vabandust. Ei ole meditsiini inimene, aga midagi tean. Ja tänasel päeval seda enam ei tehta. Ja nüüd, kui me vaatame seda COVID asjale otsa, perearst ütles, et neil ei ole aega seda jälgida ja ikkagi suremus langes, kui inimesi hakati süstima. Leviminegi katkes minu teada, kui sõda tuli, et need numbrid, statistika oli mõjutatud mitte nendest süstidest ja reaalsusest, vaid kas või see, kui palju inimesi pandi ventilaatori alla, kui paljude inimeste kopsud lasti lõhki nende masinatega, mille eesmärk ei olnud päästa, vaid kaasa aidata sellele eesmärgile, et see suri COVIDis, aga see, et ravi kätte surdi. Lihtsalt üks näide, kuidas üks naisterahvas, kes sattus koomasse COVIDiga, kui talle hiljem öeldi, kas sa nüüd, kuidas sa nüüd arstidesse suhtud ja nii edasi, et näed, sa oled vaktsineerimata, olid sellises olukorras. Tema printis välja kõik, mis takka tehti haiglas ja ta ütles, et ta on elus vaatamata arstide pingutustele. Ta vaatas järgi kõik, mis temaga oli tehtud haiglas ja ta ütles otse, teda päästsid 3 hingehoidjat, kes distantsilt tegelesid sellega, et teda hoida. Ja see on võimalik. Kunagi ühes saates kirjeldasin ka teile olukorda, kuidas inimene oli selles kohas, kus ta oleks pidanud. Ühesõnaga, väga lähedal oli suur sekkumine ja ma lihtsalt lugesin ühte palvet, mida ma isegi tavaolukorras iseendaga ei seosta, sest see on väga religioosne palve. Aga see oli mul peas, ma lugesin seda ja äkitselt toimus seal palatis õhumuutus. Ja see, mida oleks pidanud tegema siis kirurgi sekkumisega, oodatigi kirurgiaga, tal läks kauem, see asi lahenes. Ja ma siiamaani kannan endast seda mälestust, kuidas meil on võimalik palvega mõjutada olukorda, kui me lähme sügavalt palvesse sisse. Ja kui see palve taotlus on kantud õigest kohast, mitte nii, et tahan endale, ma tahan väga seda autot, seda uhket, ägedat autot, et kõik mind imetleks, seda ma väga tahan, siis ma palvetan selle sama palvega, et see tuleks.
ei, palve peab olema siiras, mitte kellelegi midagi tõestada. Aga antud juhul see palve mulle tõestas, et palved töötavad ja sellepärast ma seda jagan ka, et teilgi, kui on keeruline olukord ja teie käed on seotud. Ma ei ole meditsiini inimene, et see on minu asi seda asja korda teha, aga läbi palve see energia muutus. Ja see võis olla ka, ma ei tea, juhus, mida iganes. Aga mulle seda lihtsalt juhuslikuks kokkulangevuseks rääkida ei saa, sest ma reaalselt tundsin, kuidas see ruum muutus ja see oli äge tunne. Nii, jätkan. Kas või see, et meile valetati tegelikult nende süstidega seoses ja algusest peale pidi teiste nakatamist, et muidu haigestad vanaema. Edasi nakatamist ei välistanud, ei põe nii raskelt, ei sure ära ja kuidagi järjest see nagu, seda ei ole, mis me lubasime, aga on see, seda ka tegelikult ei ole, aga on see, kogu nagu hüpati ja suri ära peale vaktsiini, aga muidu oleks veel suuremalt surnud või mida iganes. Ja me ei saa seda aega ära unustada, aastad on möödas, vahepeal on sõjas tapetud veel rohkem inimesi. Aga arvestades seda, kuidas WHO oma regulatsioone hakkas muutma, nii et edaspidi ei ole vaja tapvat viirust või kas või raviga tapvat viirust, et ravitakse seda viirust ja siis ravi tapab su ära, statistika näitab viirust, et isegi mitte sellist asja pole vaja, vaid lahja asi levib laialt, pandeemia, lukku, vaksid, nii palju rahvast, nii palju vakse, nii palju raha kulub, et WHO on valmis hakkamagi kasutama või õigemini WHO-d kasutatakse selleks, et need retsidivistid, sadistid saaksid oma One World Government, mis tänasel päeval juba toimub. Terve maailm on tsentrist juhitud, lihtsalt mõnes kohas tugevamalt, mõnes kohas lahjemalt. Kõiki asju toimetatakse keskelt, kus jooksevad need perekonnaliinid ja igasugu salaorganisatsioonid värgid. Võib-olla liiga vandenõu jutt kuulake siis vahelduseks, ma ei tea, Timmered. Kui mu jutt liiga hulluks läheb, sest mina ei ole parketikõlbulik, nemad on. Ja mina ei ole sellepärast, et kuidas ma ütlen, inimene seostab teise tavalise inimesega ennast rohkem. Kui mingi nõid räägib midagi, siis inimene vaatabki, tema on nõid, mina olen lihtne inimene. Mina olen lihtne inimene ja lihtne inimene mind kuulab. Ta saab endas leida selle koha, et aga ma võin ka ju mõelda oma peaga, ma võin ka väljendada ennast. Ja sellepärast ma vist ei ole nii sobilik. Nii, ja seoses selle Fauci asjaga. Jah, perearst saab öelda, et veel pole aega uurida. Aga need teised, kes on peavoolu asjades juba natuke hakkanud kahtlema ja alternatiivi poole pilgu suunanud, nemad saavad lugeda sealt, mis seal nendel istungitel on toimunud, kuidas Fauci on vastanud ja need on vaja kiirelt saada tagasi oma paati, et see on mingi jama värk. Kuku raadios oli saade Kuku Võun, seal vanem Maimets, Toivo Maimets, kes on ka selle samuse businessiga seotud, see COVID-i äri. Tema siis hakkas seal rääkima seda, mida on vaja rääkida, et kaitsta enda materiaalset tervist, ma oletan. Või ka sellist, ma ei tea, kui hirmul nad on, et neile samamoodi protsess korraldatakse. Võiks korraldada iseenesest, on ju. Kogume rahad kokku ja teeme nii, et edaspidi ei julge keegi minna väljamais ja sellise tellimusega naljalt kaasa. 6 aastat umbes on möödas ja osadel ikka veel ei hakka kohale jõudma, et see kõik kukub kokku. Ja isegi kui nad ei saa Faucit niimoodi vahele tõmmata, nagu ta on välja teeninud, sest et Biden tegi talle sellise ennatliku pardonni ära, et kõik saab andeks föderaalkuriteod, kõik puhas poiss. Aga need, kellel ei ole seda pardonni, need saavad nii, et tolmab. Ja ma ei tea, et meil siin oleks nendel tegelastel Popovit, Lutsarid, Dollerid, asjad, et neil oleks mingi pardonni, et Maimets tõi välja seal raadiosaates bioterrorismi ohu. Õudne, oi, kuidas nemad ikka bioterrorismi pärast südant valutavad. Mis asi see COVID siis oli? See oli biorelv, need vaktsiinid. Need olid tegelikult geenimuundamisvahendid, sest inimeste olekut muudeti selle süstiga. Kuna ma juba olen nii palju neid siukseid õudseid asju olnud.
kui ma ütlesin ära, et ma vaktsineeritud ei teenida, siis üks naisterahvas helistas tänas mind ja ütles, et see vaktsiin kustutab inimese DNA-st ära selle jumaliku osakese. Ma ei tea, mul ei ole seda vaatamisasja, et öelda, sul on see kustutatud. Küll aga ma tean, et süstitud inimesed on muutunud ja seda, kui palju inimestes on viha. Ja see võib olla ühest küljest see, et meil lastakse vihane olla, meid köetakse kogu aeg nagu veel vihasem olema. Ja sa ei saa minna, ma ei tea, raputada Jürgen Ligi või Michalile panna latakas vastu nägu, et tõmba normiks või minna Pevkuri, et tavai Pevkur. Lihtsalt käsi kähnus maadleme, kui kõva mees sa tegelikult oled. Et sa saadad siin, sa oled valmis saatma meie poisid kõik surma ja ise lihtsalt eemalt ütled, ja meie kaitsevõime. Aga kes sa oled? Mis on sinu isiklik kaitsevõime? Sul on tühi vilk. Sa oled inimesena juba tühi rääkimata mingist füüsilisest võimekusest. Ma ei tea, kaitseväkke minna või midagi siukestki ära teha. Ei roheline kostüüm selga ja tulen räägin, muhe mees, valetan. Kas või kaamerasse valetan, videosalvestus jääb minu valetamisest, aga ma olen pärast ikka siuke, et ma olen ikka minister, muka ei tehta midagi, sest mind kasutatakse teatud eesmärkide nimel, need eesmärgid on globaalselt paika pandud ega mind juba siit naljalt ära ei liiguta. Ja mees tekib viha ja me ei saa minna seda viha realiseerima nende peal, kes on selle üles kütnud ja siis me lihtsalt oleme üksteise peale liikluses vihased. Ja mingites olukordades vihased. Seto kuningriigi päevadel olin seal lastega ja Georg üliaktiivne möllas muudki ringi. Ja siis ta läks kogu aeg ühe poisi juurde, õigemini selle poisi asjade juurde ja muudki võtsin teda sealt ära. See poiss ise oli seal kärus pikali, vanaema seisis niimoodi selle käru najal. Mitte najal, kõrval. Ja siis, kui mingi Georg jälle sinna läks, ta ei jõudnud neid asju puutuda, ei jõudnud mitte midagi teha. Ma kogu aeg läksin, võtsin ta ära. Ei saa lastega enam hakkama. Mingi selline lause. Ma juba, okei. Et mul laps ei vedele niimoodi siruli, et mul ta liigub ringi, aktiivne inimene avastab maailma ja mitu korda see Georg läks jälle sinna, siis ma jälle võtan ta ära, et Georg, on inimesi, kes lubavad oma asjadega mängida, meie lubame, kui on asjad kaasas ja on teised ka, kes lubavad ja see on okei, lapsed saavadki lihtsalt huvitavad teiste laste asjadega ka mängida, on ju. Aga see tädi oli siuke. Aga mulle tundub, et ta oli tükk aega mind jälginud. Toomas ja Tarod igasugune muud tegelasid, Juku-Kalle oli seal pildis ja võib-olla ta oli nagu nendemeelne ja tundis mu ära ja vaatas, kui ma mõtlesin, et hei. Ja ta muidu vahtis mind siukse pilguga, et ma mõtlesin, et ma ütlen talle, et kui ma sulle ei meeldi, ära vahi, säästa ennast. Ma tundsin tükk aega, ma pidin taastuma sellest, et keegi on lihtsalt nagu nii sapine minu suunal, mille eest. Natuke isiklikum jagamine ka hommikul oli just see nali, et sõbranna hüppas sisse, tõi mulle musta heegeldatud kleidi. Väga ilus. Nii mõtlesin, et rannakleit on ju lahe. Ütles, et selle kleidiga ma saan mehele. Siis ma tegin veel nalja, et ma ei tea, kas setod andestavad, kui ma selle kleidiga lähen kuningriigi päevadel. Nali, see oli nali. Ma panin ühe teise musta kleidi selga. See sama, millega ma eelmine nädal olin saates. Pika lõhikuga küll, aga mitte isegi puusani lõhik. Ja siis ma mõtlen, kas talle mu kleit ei meeldinud, et ma seal muru peal istusin ja lapsele rinda andsin, et võib-olla nagu minu see siuke vaba olek häiris teda. Siis ma mõtlen, okei, aga üks tuttav, kes mind seal nägi selle kleidiga, ütles, et oi, kui kuninglik kleit ja mina ütlesin, et ma ei tea, et ma just vaatasin, et see on siuke nagu mustlaskleit, et ma panin kleidi selga ja täitsa siuke, ma olen nagu mingi Esmeralda, mustlasnaine Esmeralda, naljakas oli. Ja siis järgmine hetk keegi vaatab sellise vihaga, mina lasin kleidis või? Ma isegi ei pannud seda pitskleit. Ma panin selle viisakava kleidi. Ja see tuttav ütles ka, et nagu mustlas kuninganna siis kuningriigi päevadel. Oli lõbus. Ja siis järgmine hetk lihtsalt keegi inimene, kes on sellisest nagu kibedust täis. Ja oli siuke, kas ma tõesti ei saa oma lastega hakkama, kas on asi selles kleidis, kas on asi selles, et ma olen Kertu Luisk, kas on asi selles, et mu laps avastab maailma, mis inimene tast tuleb, kui ta siuke uudishimulik on ja kõike katsuda, uudistada tahab. Ja siis, kui hakkasime ära minema, tuli üks naine 5 lapsega, näha lastel väga väiksed vanusevahed. Juba mingi saagimine käis seal lastel esimeste lettide juures, see ema oli juba siuke, ma ei tea, võib-olla tükk aega seal, lihtsalt mina sattusin selle hetke peale, kus nad seal alguse juures. Ja siis ma mõtlesin, et respekt, et te emad, võtate oma lapsed, te käite, näitate neile inimesi, maailma, teil on raske, on igast situatsioone tuleb ette ja te tulete sellega toime. Ja te istu kodus, et vaadake multikat, ma ei tea, olge lihtsalt hoovis. Et sa võtad oma lapsed, näitad neile elu. Sa oled valmis, et sa pead terve selle laada neile rääkima, et ma ei osta jäätist, sest see jäätis, kui teid on 3, läheb 15 eurot maksma.
kui teid on 4, läheb 20 eurot maksma, kui teid on 5, me maksame 25 eurot selle eest, et tõstate jäätised, mis võib-olla kukuvad maha, võib-olla te ei tahagi neid, et siuke laadavärk on ju. Ja siis ma kuidagi olin selles kohas, et ema olla on midagi sellist, kus sa pead nii kindel oma väärtuses olema, et mingi ei kõigutaks sinu tunnet, et ma olen ema ja ma olen väga palju väärt. Iive, kus te tulete ma Iivega siia niimoodi rahvast häirama? Minul siin Iive pikutab, sinu Iive siin möllab ringi, mis asja? Ja kentsakas moment oli ka see, et mina vaatasin pargin autot, vaatan, oi, rand, üliäge. Viskasin kõik rannaasjad ka käru peale, jõuame kohale, pahandatakse mingi mehega, kes seal ujub, mina kõik on purjus. Arusaada vaadatakse välja, aga siis selgus, et üldse ei tohtinud seal rannas ujuda, et vetelpäästet ju pole. Ja siin on 5000 inimest, kui need kõik hakkavad seal ujuma, mina mõtlen, et ma ei tea, mis naljakas lähenemine see on. Pange siis silt, et ei tohi ujuda, mitte need kõik, kes vetelevad. Ei tohi! Noh, ja siis tulevad järgmised, ei tohi! Ja ka kuidagi nagu kentsakas, et saaks ka teisiti teha, aga kas siis ei tohi avalikus rannas panna seda silti üles? Ja mõtlen, meil Võrus on 2 vetelpäästet putkas, rannas oli nastik, rahvas koondus, ma olen kunagi rannas seal Pangalus töötanud. Selline koondumine toimus siis, kui keegi uppus või oli ära uppunud. Aga nüüd oli uss ja rahvas samamoodi, niimoodi hakkab kogunema, vetelpäästel lihtsalt istub oma tornis. Nad ei tulnud vaatama, on see nastik-rästik, kas nad üldse ussi nägid, kas nad ootasid, et keegi hõikaks, et uppub. Või ongi vetelpääste tänaseks nii madala palgaline, et nende ülesanne ongi lihtsalt sel hetkel, kui keegi ära upub, helistada. Oi, meil on siin vaja kellelegi järgi tulla. Et nagu päästmist, ma ei tea, kas neilt eeldataksegi. Ja ma rääkisin ka sellele mehele, kelle ülesanne oli seal siis inimesi ujumast ära ajada. Et meil on Võrus vetelpääste täitsa olemas, aga ega see ka ei ole garantii. Inimene ikka ise vastutab enda eest ja kui oled täiskasvanu lastega rannas, siis sina vastutad oma laste eest. Vetelpääste ei vastuta igal juhul. Ja siis mul lapsed olidki siuksed, tahan ujuda. Ei saa, ei tohi. Ja huvitav on see, et nad ei hakanud seda tegema, mida nad eelmine suvi Narva Jõesuus tegid. Kui me pidime ära minema, nad hakkasid vette kukkuma. Niimoodi, et jälle kukkusin. Et nad seekord olid ikkagi nii koostööaltid, et nad aktsepteerisid, et okei, siis ei saa ujuda. Ja läksime hiljem ujuma. Nii. Aga jätkan bioterrorismi ohu juurde ma jäin. Ma ei tea, kui ma ükskord ennast välja magan, võib-olla ma hakkan rohkem teemades püsima. Hetkel on nagu on ja kõik emad, kes te mind kuulate, siis ennast ära tunnete, see iseenda ära tundmine, see on hea tunne. Siis sa tead, et sa ei ole maailmas üksinda. Jätkan. Maimets tõi välja bioterrorismi ohu ja tõdes, et tõepoolest on igal magistriharidusega laboritöötajal võime umbes 100 000 euroga välja töötada uus väga nakkav ja niitev viirus või modifitseerida vana uueks, mida bioterrorismis kasutada. Ülla. Fauci oli seotud Wuhani labori rahastamisega. Niimoodi pupsti 100 000 eurot. Uus väga nakkav ja niitev viirus või modifitseerida vana uueks. Aga ei, see polnud see juhtum. Ja ta ütles ka, et selle kohta, et COVID pärineks laborist, tõendeid pole. Ei ole. Fauci päevikutes on kõik mustvalgelt kirjas. Ma ise mõtlen, et sa pead sellise asja kohta päevikut, ja arvad, et see ei tule mitte kunagi välja, et milleks see päevik, et kunagi inimesed saaks teada või oli see teraapia enesele, et tõde läbi kas või kirjutada. Sest see, mida ta rääkis, on kuupäevaliselt isegi välja toodud tabelis, mida ta ütles avalikult, mida ta kirjutas päevikusse sissekandena. Ja ma mõtlen, see võiski olla tema viis heastada, et ta vähemalt sinna kirjutab tõde, olgugi, et ta avalikkusele valetab. Nii, ja nii aus mees ta oli, et tegi endale ka selle vaksi. Aga lihtsalt ei rääkinud avalikult, mida see temaga tegi, aga päevikus oli kirjas. Mille peale öeldakse, et see on arvamuse tasand, et see ei ole see, et ja senaatorid teevad lihtsalt liiga Faucikesele. Ja üks selline kompvek teisiti mõtlejatele Maimetsa suust.
See on üldise hariduse küsimus. Haritud inimeste seltskonnas on ka mõnusam olla. Noh, kus te tahate olla? Kas te tahate olla nende imelike uhuude seas või seal, kus on haritud inimesed, kus on mõnusam olla? Ja haritud inimesed loevad loomulikult Delfit. 4. august, Delfi. Koroonavandenõud koguvad uut hoogu. Vabariiklased üritavad valitsuse tervise nõuandjat vangi saata. Autorid Ivar Soopan, ivar.soopanet, delfi.ee, toimetaja Aare Reivart Aare.reivart.epl.ee, Delfi, epl, koos niimoodi. Lastele ei antud seda teemat. Ei mingeid valtsasid, vuntsisid, suppisid, lainesid. Ei. Ikka mehed võtsid asja ette, et koroonavandenõud, õudu. Aga huvitav on see, et juba aastaid tagasi on välja tulnud artikkel PCH Estonia poolt, kus on sõõm päris teadust COVIDi päritolu kohta. Huvitav, et Maimets pole selle otsa trehvanud ja ärge teised ka trehvake, sest muidu ei ole nii mõnus olla. Jaapani teadlased on leidnud ümber lükkamatuid seoseid, et kõik COVIDi variandid on inimese loodud. Jaapanis 2023. aasta augustis avaldatud Jaapani Osaka meditsiiniülikooli immunoloogia professori Atsushi Tanaka ja Kyoto ülikooli viroloogia professori Takayuki Miyazawa uuring viitab sellele, et kõik COVID-19 variandid töötati välja biolaborites. Biolaborid, Ukraina, Ameerika koostöö, variant. Tanaka ja Miyazawa viisid läbi ulatusliku ülemaailmse loomulikul viisil muteerunud viirusvariatsioonide uuringu, mis olid talletatud avalikesse andmebaasidesse. Nende eesmärk oli uurida viiruste evolutsiooniprotsesse, mis viisid SARS-CoV-2 omikroni erinevate viirustüvede moodustumiseni. Teadlased avastasid töö käigus ligikaudu 100 eraldiseisvat omikroni alamvariatsiooni, mis ei oleks saanud tekkida loomulikul teel. Uuringute järeldus oli, et ükski neist ei moodustunud looduslikul katseeksituse meetodil tekkinud juhuslike mutatsioonide tulemusena. Analüüs näitas, et omikroni variandid tekkisid täiesti uue mehhanismi abil, mida ei saa seletada varasemate teadmistega bioloogiast. Selgus ka, et omikroni erinevad mutatsioonid olid olemas juba 2020. aastal. Osaka meditsiiniülikooli immunoloogia professor Atsushi Tanaka on avaldanud üle 30 teaduslikku artiklit peaaegu 6000 viitega. Nüüd ma tuletan teile meelde neid 2 raamatut. Vaktsiinide poolt, vaktsiinide vastu, vaktsiinide poolt. Viiteid polnud, vaktsiinide vastu. Viiteid oli palju. Igale heal peaaegu jälle see viide, kust see info pärineb. Aga see siin, teadus, usu, usalda, religioosne värk. Kyoto ülikooli viroloogia professor Takayuki Miyazawa on avaldanud peaaegu 300 akadeemilist artiklit ning tema töid on tsiteeritud üle 7000 korra. Ei ole mingi lambikas kohalik, ma ei tea, keda meil on siin arstidest vandenõu teoreetikuteks asjadeks ära ristitud. Aga see siin oli sõõm päris teadust Jaapanist. Ja näide sellest, kuidas need, kes ei ole selle ennetavat päästerõngast saanud, mis nendega toimub. Law Enforcement Today Facebook ehk siis õiguskaitseorganid täna, nende Facebooki leht. Seal on kirjas lõpuks. Endisele Fauci nõunikule on COVIDi varjamises süüdistus esitatud. David Morens, vanemnõunik, kes töötas tihedalt Anthony Fauciga, seisab nüüd silmitsi föderaalsete süüdistustega dokumentide varjamises ja privaatsete Gmaili kontode kasutamises COVIDi päritolu uuringutega seotud teabe varjamiseks. Miks oli vaja föderaalkuritegude osas Fauci ennetavalt puhtaks pesta? Miks? Ringiga jõuad ikka sinna, kuidas asjad päriselt oli. Ei ole mingi vandenõu, COVID-vandenõulased nüüd jälle müllavad. Prokurörid väidavad, et tema ja teised võltsisid ja hävitasid tõendeid spetsiaalselt laborilekke teooria mahasurumiseks ja ametliku narratiivi kaitsmiseks, mis kaitses Wuhani instituuti. Ameerika rahvale ei antud pandeemia möllamise ajal tõde. Perearstile tõin ka välja, et ivermectin, CD, need, mis toodi välja, vitamiinid, millega sai ravida, et need lükati kõrvale, kuidas need algoritmid seati nii, et see info ei jõuaks rahvani, et oleks ainult see süstle hirm ja siis perearst ütles ka, et eks see hirmub, et oli suuresti see asi.
Prokurörid väidavad, et tema ja teised võltsisid teavitasid, nii seda ma lugesin juba. See süüdistusakt tähistab haruldast hetke, mil bürokraatia, mis kujundas sulgemisi, mandaate ja teabekontrolli võeti vastutusele. Küsimus on nüüd selles, kui kaugele uurimine ulatub. Mina ütlen, et see uurimine võiks ulatuda lõpuni välja. Arstid, kes selle töö eest said raha, see raha tuleks tagasi võtta, see raha tuleks suunata nendesse sammustesse vaktsiini kahjude leevendamisfondidesse, mitte nii, et me maksame teile kinni, et te sandistate, tapate ja siis õitsete oma rahaga, ja siis me maksame kinni ka selle, mis on need tagajärjed, kes siis läbi maksusüsteemi, kes läbi oma isikliku tervise maksab seda kinni. Ma arvan, et aus oleks see, et öeldaksegi, et vaadake, tegelikult see asi ei olnud meie huvides, tegemist polnud vaktsiiniga ja kõik need, kes küsimusi esitamata tegid selle kõik lihtsalt kaasa, ma arvan, nemad peaks kinni maksma neid tagajärgi, sest keegi peab ju vastutama. Kui mina oma last ei luba vaktsineerida, ma pean kirjutanud, mina vastutan. Kui ma ütlen arstile, et pane ka omalt poolt siis allkirja alla, et sina vastutad, kui midagi juhtub, nemad ei pane allkirja alla, nemad ei vastuta. Konservatiivid on selles küsimuses läbipaistvust nõudnud ja väärinud aastaid. On aeg ja me ei unusta seda kunagi. #FauciFiles, #Justice. Ei saagi unustada just sellepärast, et WHO-d kasutatakse selle üks maailma kontroll. See, mis täna juba toimub, aga siis see on lihtsalt nipsust nii, nüüd on see piirang, too piirang, digivärgid, särgid, et kõik oleks ikka teada, kes on süstitud, kes mitte, siis peabki olema digitaalne identifitseerimissüsteem, igast muud asjad. Liigume selles suunas ja kuni me ei tee seda COVID-i asja korda, niimoodi kas või tagantjärgi nii palju kui saab teha, ehk siis võtta vastutusele need, kes olid need põhitööriistad, perearstid ei hakka iluses neid rahasid või need, kes saidki väga kõrget tunnipalka selle eest, et inimesi kuskil bussides süstisid. Täiesti ulme minu jaoks. Pirukas. Kui maa inimest läheb piruka eest endale X aineid manustama, siis asi ei ole selles, et meil meditsiinis midagi oleks kuidagi, kuidas ma ütlen, piruka eest minna süsti saama. Lapsi siin meelitati nutiseadmete looside, muude asjadega ka täitsa ebaseaduslik värk. Aga kui inimene läheb, laseb endale teha mingi meditsiinilise protseduuri selleks, et pirukat saada, siis ma arvan, et meil on elatustasemega miskit kuskil nihu. Ja see meditsiini palju raha põles COVID-i aegu. Kui palju oleks on selle rahaga mitte isegi korda teha, vaid ehitada uut. Meil on vaja ehitada uus, sest selle jura peal, mis praegu toimub, ei pane enam midagi toimima. See on lihtsalt nii läbi mäda. Ja nii, jätkan. Ja see ei olnud isegi see, et on teadusharud omavahel tülised, on need, kes ütlevad loomulik immuunsus, karja immuniteet ja need, kes ütlevad ei, ainult läbi süstla saame selle asja korda, see ei ole isegi teaduse sõda. See sõda kandus inimeste omavahelistesse suhetesse. Ma tean inimesi, kes tulid meditsiinisektorist töölt ära, sest neid hakati kiusama, sest nad polnud süstinud ennast. Ulme. Ja kuidas on see, et sa vaktsineerid ennast ära ja siis sa võid minna kohvikusse, isegi kui sa haige oled, kui sa oled vaktsineerimata, siis testi ja mölla. Mingid sellised täiesti ebaloogilised momendid ja rahvas läks lauldes kaasa. See näitaski sellist valmidust poolduda, valmidust vihata kaasmaalast ja olla sellel oma poolel, ma olen see õige. Mis hinnaga. Nii. Jagan taas kord Triin Türk Facebooki postitust 2. augustist. COVID-i aastad mu elust õpetajana. Meditsiinitöötajad väga oluline osa meie ühiskonnast. Õpetajad väga oluline osa meie ühiskonnast. Ja nemad said väga valusalt pihta. Sest et kui sa võid mingid, ma ei tea, mingi kaugtöö peale, kodukontorid, värgid, särgid, meditsiinitöötajad saa kodust teha. Õpetajad mingil määral jah said, aga siis tuldi ikkagi tagasi kokku ja surve oli kõva. Minuga pühiti põrandat hetkest, kui ma keeldusin olemast käsutäitja. Kui ma ei allunud mõistuse vastastele ja inimlikkusest võõrandunud käskudele ning jäin kindlaks oma kehale, sisemistele väärtustele ja põhimõtetele, kõigele sellele, mida olen kogu oma elu pidanud pühaks ja väärikaks. Mind tehti koletiseks, mind tühistati. Mul kleebiti külge ohtliku inimvaenlase silt. Iga päev käis nõiajaht ning mu elu muudeti vaimselt igapäevaseks põrkuks, sest ma ei vaktsineerinud ja ei kandnud maski. Inimesed, kellega olin kõrvuti töötanud, pöörasid mulle selja.
Minust räägiti halba otse mu enda kuuldes ja mind tõrjuti. Minu selja taga peeti koosolekuid, kus teemaks olin mina. Isegi mu auto ei sobinud neile parklasse. Mulle söödeti igapäevaselt sisse, et selliste vaadetega inimene ei sobi õpetajaks. Ei ole õpilastele eeskujuks ja et iga õpetaja peab usaldama peaministrit ning teadust. Kui üritasin oma seisukohti selgitada, segati pidevalt vahele ega lastudki lõpetada. Vastu sain vaid manipulatsiooni, solvumisi, karjumist ja halvustamist. Ja nüüd tuleme selle juurde, et kui meil on need nutiseadmed ja see ongi loomulik osa, et me oleme eludega edasi läinud ja ongi, et sul peab kogu aeg info olema pihus, ihuligi. Covid, nii, midagi toimub. Ma guugeldan, mis see on ja sealt tuleb siis algoritmi perra see õige värk sulle esile. Aga sinu vaist, sinu see kõhutunne, kui see ütleb, et ära jama, ära tee. Siis sa lähedki selle hirmu asjaga kaasa. Täpselt nii, nagu kui ma eelmises saates rääkisin teile seda antibiootikumi asja. Mulle väga huvitav eelmisest saatest, ma sain kasu iseenda jaoks selles plaanis. Ma mõtlesin, et mul oli õige tunne, et see antibiootikum, ma samamoodi guugeldasin, et antibiootikumi kõik saab ära ja siis annad selle probiootikumi otsa ja lõpp oli ju see, mida ma teile kirjeldasin ja mis mind ennast ka, kui ma selle välja ära olin, et hakkasin pärast mõtlema, aga see tuli tagasi ju. Kuidas sai minu see õige vaist siis olla? Anna lapsele antibiootikum, haigust oli tagasi ja aitas lõpuks see mingi vene arsti pakutud retsept ise kodus teha, see rohi valmis. Ja siis mulle küttis siuke, et see samune, ma guugeldan, vaatan, aga minu enda sisetunne või kui ma olekski võtnud emaga kohe arutanud seda asja, ei, vaja ikka ise tark olla. Ühesõnaga me usalda teadust, guugelda, kes seda Google Mooglit seal juhib. Need samused, kes juhivad seda teadust, seda rahaga teadust. Kas see oligi 3. maailmasõda? Sõda, kus tapsid ka sõnad. Tundsin, et oma usku jagada oli suisa eluohtlik. Ma ei ole iialgi õpilastele peale surunud oma seisukohti ega arvamust, veel vähem neid sellest lähtuvalt mõjutanud. Ma tahtsin vaid ühte. Õigust jääda iseendaks ja kindlaks oma väärtustele. Ja just seda oma käitumisega õpilastele õpetasingi. Mida tähendab eneseväärikus ja vabadus jääda iseendaks ka kõige raskematel hetkedel? Vaat see on kõva sõna, kui sa oled õpetaja ja sa saad sellise eeskuju lastele anda. See on midagi väärt, rohkem kui mingid magistrid ja doktorid ja mingid muud asjad. Aga just see inimlik aspekt. Sest me võime tuupida, õppida ja omandada mingid teadmised, aga kes me oleme inimesena, mis on see meie selgroog, meie protsessor, kuidas see töötab, kas me usaldame ennast või usaldame teadust, usu. Julgus olla õnnelik sisaldab julgust mitte meeldida. Seda õnnetunnet proovisid õõnestada inimesed, kes ütlesid, et ma ei ole piisavalt hea. Kuid iga inimene peab ise oma elule mõtte otsima. Käivitunud oli film, mille lõppu ma nüüd näengi. Uudis sellest, et kogu koroona ja selle juhtimine oli üks suur pettus, nagu paljastavad ka Anthony Fauci päevikud ja doktor Mary Talli Pauden oma uurimustes, ongi selle filmi lõpukaader. Kui sa ei leia, et Fauci tegevuses oli midagi halba, siis vaatad sa endiselt mööda tõest, mis on ammu päevavalgele tulnud. Ma olen õpetaja, kes ei nõustu iialgi astuma oma südame hääle vastu. Minu süda veel räägib minuga ja ma ei kavatsegi kaotada oma väärikust. See on see asi, mida meil on vaja noortele õpetada. Ja ma trehvan noori, kellel on veel mingi väärikus ja selline, nendega suhelda on rõõm. Täna järvel üks poiss püüdis kala ja räägid nagu väikse suure inimesega, temas oli midagi nii korras. Ja siis on meil noored, kes on mingi nende sõnavarast sa saad aru, mis muusikat nad kuulavad, kui palju vanemad reguleerivad seda, mida nad kuulavad, kui palju nad ekraanides on. Olen oma elus teinud vaid 2 COVID testi ja needki ainult selleks, et pääseda sünnitama ja tuua siia maailma oma lapsed. Mõelge kui karm. Sa pead tegema testi, mis võib näidata sulle aiateibaid ka. See test võib näidata ka läbipõetud viirust, seda, et sa praegu oled täiesti terve, aga sa pead tegema. Ja kui Triin toob siin nii ilusti esile, hästi ma loen ta, muidu lähevad minu tema mõtted natuke sassi võib-olla teile kuulajatele. Ma elasin need aastad keset diktatuuri ja vaenulikkust, kus ükski mu arvamus ei kuulunud isegi mitte ära kuulamisele ja ise mõtlemine oli kuritegu. Sain loota vaid ise endale. Iga päev oli võitlus ellujäämise nimel. Kuid ma ei müünud oma hinge maha. Mind on õpetatud, et mis tahes keerulises olukorras on vaja jääda endale kindlaks ja seista selle eest, mis tuleb otse südamest. Ma oskan elu hinnata, sest olen lõpule otsa vaadanud. Sõnadega saab haavata, aga väärikust ei saa käest rebida sellelt, kes sellest ise ei loobu. Minu süda on minu tõde.
Isegi kui süsteem ei vabanda ega muutu üleöö, muudab see tõde kõike minu sisemaailmas. Ma ei tundnud kordagi, et ma oleksin süüdi või käituksin valesti. Vastupidi, rünnakute keskel kasvasin ma aina enesekindlamaks, sest minu sisetunne ütles reetmatult, et mul on õigus. Ma tean nüüd kindlalt, et mind ei saa enam kunagi hirmuga murda. Ma ei reetnud oma hinge, kui seda kõige rohkem nõuti. Minu süda on minu tõde. Triin. Selliseid õpetajaid ongi meil vaja. See on ka meie lootuskiir lisaks nendele hulludele naistele, kes julgevad veel sünnitada. ja kaudselt tänu COVIDile mina sünnitasin oma esimese poja kodus. Sest et kui mul see laps oli kodust meil algse plaani järgi ei sündinud ja oli juba siuke lugu, et nüüd tuleb haiglasse mida, siis ma mõtlesin, et ma olen seal haiglas üksinda. Täditütar ei saanud kaasa tulla, sünnitoetaja ei saanud kaasa tulla, sest see oli see COVIDi aeg. Ja ma ei kujutanud ette, et ma oleks selles olukorras ilma toeta. Ja siis ma nõustusin, kui mulle öeldi, et nüüd me teeme seda pea peal seismise harjutust, siis ma ütlesin ei. Ja kui mulle öeldi, et siis me lähme haiglasse, siis ma lihtsalt võtsin ennast kokku ja okei, teeme siis ära. Ja tuhuaegu tuligi siis põlved diivani ääre veel pealas pidi seal olla. Ja ma tundsin, kui laps tegi pöörde ja läks õigesse asendis ja tänu millele sai hakata sündima. Aga natuke veel sellist õhulisemat maailma siia saatesse tuua. Huvitav oli see, et mitte ainult selle lapse pööramine, vaid see, millest ma olin rasedana puudust tundnud, see lähedus, hoolitsus. See inimene, kes mul oli sünnitusel toeks, küll naisterahvas, aga ikkagi, ta võttis mu sülle ja lihtsalt kiigutas mind padu rasedat. Ja ma tundsin seda, millest ma tundsin puudust. Ta hakkaski rääkima minuga, et nagu, mis sinu see esile tuleb, et nagu, kas on midagi, mis sa oled alla surunud või ja siis, kui see kõik laviinina hakkas tulema, siis ta just kiigutas ja ma mäletan, et ma magasin seal süles isegi. Haiglas ei laseks mitte keegi nii kaua olla sünnitamas. Seal on, nii emakas ei tee enam midagi, kanüül, kui juurde. Aga ta lasi lihtsalt mul olla ja puhata välja sellest, et ma korra olin just juba sünnitanud, aga laps ei tulnud välja, sest ta on õiges asendis. Ja siis hakkas sünnitus pihta, kui ma olin oma sellise, kuidas ma ütlen, mingi asja ära tervendanud läbi selle puudu olnud tundmise. Ja siis sündiski pojake kodus. Ja miks ma veel ei tahtnud haiglasse minna, oli see vaist, mis minus oli, et iga kord, kui keegi rääkis keisrist või kasutas sõna keiser, siis rasedana mul süükene või imelik. Ja lõppkokkuvõttes, ma saingi aru, et mul olekski haiglas nii läinud, et see minu vaist püsida kodus oli õige. Ja ka paljud meditsiinitöötajad usaldasid oma sisemist häält. Mitte seda, mis nüüd aastate jooksul koolis peale tambitud. Meditsiin on nii. Vaktsiinid on meil nii. See on jama jutt. Kui sa tahad sellel kohal töötada, millesse sa oled kõik oma aastad investeerinud, oma, ma ei tea, õppelaenud kinni maksta, siis sa ei vaata sellelt rajalt kõrvale. Ja COVIDi aeg oli selles mõttes paljudele, kes muidu olid ka siuksed, arstaga oma lapsi ja lapselapsi vaktsineeri, siis nüüd ikka väga šokeeriv, et kas see asi saab nii üle vindi keeratud saada, et lihtsalt massiliselt manustatakse inimestele ohtlikke aineid, sest tellimus on vastav. Üks postitus Facebookist jälle, Shore Holistic Nutrition and Wellness, 1. august. Üks meditsiinitöötaja jagab oma lugu. Näen pidevalt postitusi, kus öeldakse, tervishoiutöötajad toetavad Faucit. Raseda erakorralise meditsiini osakonna õena, kes töötas COVIDi ajal, ma seda ei tee, ehk siis ta ei toeta Faucit. Olin seal, kogesin seda. Meile öeldi, et peaksime ühekordselt kasutatavaid isikukaitsevahendeid alles hoidma ja taas kasutama. Me ilmusime igasse vahetusse vaatamata ebakindlusele kohale, tees parima, mis meil oli. Ja enne seda kõike olin mina see inimene, kes arvas, et igaüks, kes vaktsiine kahtluse alla seab, on vuu, ehk siis nagu nagu meil siin öeldakse, vuu on siis tema väljend. Või täiesti ebakindel. Ma usaldasin süsteemi täielikult. Siis algas pandeemia. Pärast seda nägin, kuidas mu enda poeg pärast vaktsineerimist terviseprobleemidega maadles. Tundmine, et ma ei saa otsitud vastuseid, sundis mind esitama küsimusi, mida ma poleks kunagi arvanud, et küsin.
Pärast enam kui 6 aastat registreeritud õe ja pereõe õpinguid ei kujutanud ma kunagi ette, et kahtlen selles, mida mulle õpetati. Ma ei jõudnud oma uskumusteni üleöö ja neid ei kujundanud sotsiaalmeedia. Need on kujundanud minu kogemused õena, emana ja küsimused, mida ma ei saanud ignoreerida. Ehk siis, kui siin Marguse käest küsiti, et sõda, et kellega see võitleb või kuidas see küsimus, ma täpselt ei mäletagi sõnastust, siis andke andeks, aga tänasel päeval sõda inimeste ja inimlikkuse suhtes võtta järjest toiduainetööstus, meditsiin, meedia ja siis meil on ka lihtsalt inimesed tehakse vaeseks selle absurdselt maksustamisega. Päästame planeedi, vaatad gloobust, Eesti on see. Siin me päästame planeedi tõesti ära. Ja. Ei ole see planeet midagi nii suur, kui me siin tublisti pingutame. Hoogu juurde, tõstame maksu, küll siis planeet, CO2 ja muud asjad. Ja ränderünne läbi hariduse, see, kuidas meil nüristataksegi need meeled ära niimoodi, et usalda teadust ja peaministrit, vist südame hääl. Mida? Hulluks oled läinud, mis sa tahad kuskil vaimuhaiglas lõpetada või? Nii. Ja meil on siin arvamusfestival tulemas. Ma ei tea, kas te olete jõudnud sinna natuke süüvida, mis seal toimub. Selle arvamusfestivaliga, seal on igasugu põnevaid lavasid, kavas, igasugu asju aga mis minu pilku püüdis, oli see, kui nähtavalt see asi on ajupesu. Facebooki leht Magnum, juures märgike sponsitud, mis siin ka sponsida, kui raha nagu ratsoobusel raha. Milline on Eesti tervishoiu tulevik ja milliseid otsuseid peame tegema juba täna? 7. kuni 8. augustil kohtuvad arvamusfestivalil arstid, teadlased, patsiendid, ettevõtjad ja poliitikakujundajad, et arutada tervisevaldkonna kõige põletavamaid küsimusi üksildusest ja ajutervisest kuni tervise, andmete, ennetuse, konkurentsi ja tehisintellektini. Tule kuula, mõtle kaasa, ütle sõna sekka tervise tuleviku alal. Tervise tuleviku ala. Nii, ja Magnum on Baltimaade juhtiv ravimite hulgimüügi kontsern, mis tegutseb lisaks Eestile veel ka Soomes, Lätis ja Leedus. Magnum muudab tuleviku tervemaks. Tõesti, tulevik ja see, kui terved me seal tulevikus oleme, see sõltub ikka meist endast ja sellest, kas me neelame siuksed. Tule, räägime, meil on siin arstid, teadlased, spetsialistid koos, meil on tehisintellekt ja päris. No ja siis lihtsalt jätkates meditsiini ja raha teemal. Joller küsis valitsuselt Tervisekassale 50–100 miljonit eurot aastas juurde. Seal samas 5 aastaga on Tervisekassa suvepäevadele kulunud ligi 250 000 eurot. Aga ma ei usu, et see 250 000 eurot on 5 aastat. Ma arvan, et lihtsalt mingid asjad ei ole avalikuks tulnud. Nii, siis küsiti nende Rootsi retside, need ei ole rootslased, keda tuuakse, ja need on mingid sellised, kelle suhtes kunagi oli väga karm värk, et oi, meil on terrorismi oht ja sellepärast meil kontrollitakse juppideks. Aga need seal korraldatakse üle piiri tuhandete kaupa. Need samad afgaanid igasugused, kes muidu oli terrorist. Aga nüüd isegi kohalik politsei ei tohi sekkuda. Kohalik politsei peab tegelema nendega, kes lähevad Hispaanisse näiteks koha peale seda jäädvustama, mis seal tegelikult toimub. Meile ERR ütles, et enamus on tagasi viidud. Pea kõik Ceutosse tunginud migrandid on Marokosse naasnud. Küsige kohalikelt. Ja need, kes lähevad siis, kes ei ole kohalikud, aga tahavad jagada, mis seal päriselt toimub, siis politsei lähebki neile kraesse. See on nii peenelt organiseeritud ränderünne. Ja kunagi oli meil 9.11, 9/11, kuidas terroristid tegid, terroristid. Ja nüüd hoolivus, sallivus, solidaarsus, nad on ju, neil on seal ju paha, las nad tulevad siia. Järjest on ära tapetud noori valgeid naisi, kes on aidanud neid samuseid rände tegelasi. Sellest jah, meie meedias ei räägi. Paul Joseph Watsoni kanalit soovitan jälgida, kui teie vaim on valmis sellisteks õudusteks. Vot nii. Ja natuke räägin sellest samusest majanduslikust õõnestamisest läbi maksude, kuidas me siin hakkame planeeti päästma ja kuidas meile räägitakse musta valgeks.
kuidas Võrklaev võib rääkida, et automaks oli hea asi. Kas lihtne inimene, kui sa ei ole just mingi Tallinna ajusile, siis sa saad aru, et see ei olnud hea asi, või keegi võrukas, kes tahab olla sama äge kui Tallinna ajusile. Tallinnased, kes te ei ole siledate ajudega, ärge võtke isiklikult ja miks te peaksitegi võtma, kui teie ajud ei ole siledaks triigitud igasugu propagandaga. Nii, inimestelt on vaja autot käest saada. See on automaksu üks eesmärke. Selleks, et me koonduks linnadesse, siin on meid lihtsam kontrollida, juhtida, allutada. Siin ei ole meil loodusega sellist ühendust. Aga jätkan. Jälle Triin Türk postitus lihtsalt sellepärast, et ta nii kenasti ja nii ausalt kirjutab. Kui igast meediakanalist viskab pidevalt ette Võrklaeva kekutamist selle kohta, kuidas automaksu olevat päris hästi õnnestunud, saab ühel hetkel mõõt täis. Kuna faktid räägivad täiesti vastupidist juttu, saatsin Võrklaevale kirja. Tere! Kirjutan seoses teie hiljutise avaldusega meedias, kus nimetasite automaksu kehtestamist õnnestumiseks. Soovin kodanikuna juhtida tähelepanu sellele, et reaalsed andmed räägivad hoopiski midagi muud. Kui poole väiksem maksulaekumine, pea 50% autoturu kukkumine ja massiline linnamaasturite registreerimine väikebussideks on õnnestumine, siis mis teie silmis üldse läbikukkumine oleks? Kliimat see maks ei säästa, see maks ei piira sõitmist, vaid karistab pelgalt auto omamise eest. Maainimene ei hakka selle maksu pärast sõitma olematu ühistranspordi või 40 000 eurose elektriautoga. Maks ei muuda ühegi auto summutist tulevat tossu rohelisemaks. Küll aga näitab keskmist näppu kõikidele inimestele. Mul oli siin olukord, kus oli vaja vaadata, et kuidas mul lapsed saaks liigelda maakodu ja linna vahet bussiga, lõin käega. Ühesõnaga, need liinid on muutunud ja niimoodi, et ma ei tea, kuidas nad maainimesed ära elavad. Ja kui koop on muidu selline, et koop igal pool ja blablabla, siis meil maakohas koopil kõigepealt pühapäeviti kinni, nüüd esmaspäeviti kinni, näis kauaks üldse. Auto on Eestis niigi juba ribadeks maksustatud. Inimene maksab autot ostes käibemaksu iga liitri kütuse pealt ülikõrget aktsiisi ja sellelt samalt aktsiisilt uuesti käibemaksu. Mootorsõiduki maks on vaid küüniline inimeste kottimine, et riigikassast tekitatud miinust kinni klattida. Ja arvestades, kuidas see kaader seal paisub nagu pärmi pealt, siis andke andeks, see auk ongi üks suur must auk, millel ei ole vahet palju siin sisse mütta. Seaduse läbisurumine ei tähenda automaatselt selle õnnestumist. Tasuks korraks poliitmullist välja tulla ja vaadata, mida mootorsõidukimaks tegelikult majandusele ja tavalistele inimestele tegi. See automaks ei õnnestunud teil tegelikult üldse. Te teate väga hästi, milliste põhiseaduse paragrahvide vastu te teadlikult eksiste ja te teate ka, et lisaks seaduste rikkumisele pühkisite te jalgu ka Riigikogu liikme eetikakoodeksiga, mis kohustab teid lähtuma avalikust huvist, austama põhiseadust ning kandma moraalset vastutust oma sõnade eest. Väita täna rahvale näkku, et see katastroof õnnestus päris hästi, on moraalitu. Te teadsite täpselt, mida teete. Kas teie meelest on hästi õnnestunud maks see, mille sisse nõudmiseks arestitakse tuhandete inimeste kontosid ilma seadusliku aluseta? 1. juulil 2026 võttis õiguskantsler Ülle Madise ametlikult sõna ja nentis, et see süsteem riivab rängalt inimeste põhiõigusi ning on õiguslikult lubamatu. Ja te olete siiani uhke selle kobarkäki üle. Küsimärk. Te ehitasite e-riigi varjus ebaseadusliku nuhkimis- ja röövmasina. Swedbanki juht Olavi Lepp tunnistas samuti avalikult, et riik pani pankadele kohustuse tagada elektrooniline ligipääs, mille kaudu MTA ehk Maksutolliamet saab ilma igasuguse panga kontrolli, filtreerimise ja isegi logi jätmiseta sorida inimeste kontodel ning sealt raha ära võtta. Te delegeerisite pangasaladuse hoidmise kontrolli panga asemel riigile endale. See on isikuandmete kaitse seaduse ja Euroopa üldmääruse GDPR kõige rängem võimalik rikkumine. Parandage mind palun, kui ma eksin. See haiseb korruptiivse kokkuleppe järele. Kogu see lugu näitab, et käsi peseb kätt põhimõttelt tehti suurpankadega tehing. Riik loobus viimasel hetkel pankadele mõeldud pangamaksust ja vastutasuks andsid pangad riigivõimule kontrollimatu ligipääsu meie kõigi pangakontodele. Euroopa Liidu õigusest rullisite ka üle. Te ei viinud isegi TRIS menetlust korrektselt läbi. Seadus jõustati enne, kui lõplik tekst teele saadeti, mis teeb selle Euroopa kohtupraktika järgi üksikisikute suhtes kohaldamatuks ja te olete siiani uhke selle kobarkäki üle. Küsimärk. Nii et ei, Mart, see ei õnnestunud teil. Ei mingit lugupidamist. Triin Türk. Võt. Ja samal ajal maaelu edendamine, tulge maale, mingid värgid, särgid.
kui sa ei saa maal elada, sest auto omamine, niigi maal elada, mis tööd sa seal maal teed? Taga ei ole töökohti, okei, käi linna tööle, su auto sööb nii suure osa su sissetulekust, et polegi nagu pointi. Ja siis ma üldse imesta, kui nad on nii süüdimatud ja siuksed ebainimlikud, et mingi hetk hakatakse lihtsalt soovitama, et kui ei olegi maal enam, ma ei tea, loomi, kes pakuks seda rõõmu, seda looma häält, seda elusat tunnet, siis ma ei tea, plaadi pealt kuulata, mis häält teeb siga ja kits ja kanad ja sest täna jah, maaelu nii lahe, meil on maaeluminister, põllumajandust toetatakse, mahetoetused, aga suund on väljasuretamine. Ja küll siis need digiinimesed, elu lähebki edasi, ongi uued ja ega selle kitse lüpsmisega, see ei ole mingi lust ja lillepidu, kuula plaadi pealt seda mökki, Nii, ja siis ma tabasin ennast veel ühest väga koledast kohast, et me võime ju minna maale puhtasse loodusesse justkui ja siis vaatad, et tänaseks lubas lauspäikest ja mingi vaip on ette tõmmatud. Ja kondents. Ja kui sa vaatad neid lennukeid, mis kuramuse kondents on see, et lendan, lennuk tuleb, kondents lõpeb ära. Tuleb jälle lennuk, lendab, ei ole kondentsi, nüüd on kondents ja siis kondents lõpeb ära. Ja siis tuleb jälle mingi lennuk ja niimoodi lihtsalt triibud. Ei ole ühtlane isegi nagu taevalaotus, et tuli üks lennuk oma kondentsi pasaribaga. Ei, lihtsalt paip peale. Vaat kondents töötab niimoodi vist. Vot nii. Ja üks asi veel, mis ma tahtsin teiega jagada, et mul oleks lihtsam saata, ma pean tegema lühemate videotena, sest me siin toimetame niimoodi piiratud võimalustega veel. Ja kuidas käib veel sõda? Ma ütlen, et üks sõjapidamise viise on devalveerida elu väärtus. Kui inimene tunneb ise juba, et ta on nagu väärtusetu, siis seda inimest murda on see meditsiin, haridus, mis iganes valdkonnas. Ülilihtne. Ja elu on ju nii kallis, et justkui kõik inimesed on nii olulised ja need kampaaniad on ju sellised kaasamine ja sest loosung peab olema haarab. Saad lapse, maksad ise pealegi on ju. Kodusünnitus on vab see siuke, et ma peaks juba täna hakkama raha koguma, kui ma tahaks järgmist last kodus sünnitada jälle. Aga kui sa sünnitad kedagi kellelegi teisele, väga palju raha saab. Kui sinu laps ei ole mitte armastuse vili, vaid kaup, vot siis on juba raha, siis on Aga need juhtumid ei ole alati päris nii mustvalged, et laps, sünnitan ära, annan üle nendele, kes tellisid, võtan raha vastu. Neid näiteid, kus see surrogaatluse asi on nässu läinud, tuleb järjest esile. Ja kuna neid tuleb järjest esile, siis järjest rohkemad saavad ka julgust jagada oma lugusid. Live Action Facebooki lehel, neid lugusid jätkub ja mitte, et ma arvaks, et te viitsi minna lugema, aga ma ikkagi loen teile ette. 31. juuli surrogaatema võitleb oma lapse päästmise eest. Alaska üksikema McKenna hakkas surrogaatemaks, et tuua oma perele lisasissetulek ja aidata teisel perel last saada. Ta kandideeris Worldwide Surrogacy'sse. Talle sobitati paar ja ta jäi rasedaks poisiga, kellele nad panid nimeks Gabriel. Alguses läks kõik sujuvalt. Seejärel 20. nädala anatoomia uuringul märkasid arstid, et Gabrieli südame vasakul poolel ei olnud verevoolu. Spetsialist diagnoosis tal hüpoplastilise vasaku südame sündroomi HLHS, ravitav seisund. Varsti pärast diagnoosi palus Gabrieli sünnitanud paar McKennal aborti teha. McKenna broneeris 2 aega abordikeskustes väljaspool osariiki. Üks 23. nädalal, teine 24. Aga kõik sai tühistatud, ta ei tahtnud seda teha. Siin tõlkega on mingi sõnastus, ühesõnaga see paar, kes siis olid justkui see paar, kelle lapse siis oli. Nad palusid aborti tal teha. Iga kord, kui mõtlesin kliinikusse ilmumisel, olin hüsteerias ega suutnud ette kujutada, kuidas ma reageerin või end teisiti tunnen. Seega kartsin ma väga, kuidas ma ennast naise ja emana näen, kuidas ma pärast sellises olukorras osalemist oma laste juurde koju saan tulla, aga mul polnud vahendeid, et selle pärast kohtusse minna. Ma olen üksik ema. Ma ei saa endale lubada advokaate, kes selle vastu võitleksid. Ma tundsin, et mul pole muud valikut, mingit väljapääsu. See oli lihtsalt kohutav tunne. Beebi Gabriel oleks tapetud
abordi käigus julmalt metalltangidega tükkideks lõigatud jäseme haaval. Õnneks astus McKenna vend vahele, lubades, et ta hoolitseb McKenna, tema laste ja isegi Gabrieli eest. Ta tühistas abordiprotseduuri. Pärast Ellen Fisheri ja Lila Rose'iga ühenduse võtmist ühendati McKenna arstidega, kes olid nõus Gabrieli eest pärast sündi hoolitsema. Paar ei ole nõustunud, et ta saab mingit ravi. Tegelikult kaevavad nad McKenna kohtusse Gabrieli aborti tegemata jätmise eest. See kallis laps on ohus. McKenna on 35 nädalat rase, valmistub sünnitama ja on esitanud hooldusõiguse taotlus, et tagada Gabrielile ravi. Ma tahan tema eest võidelda, sest ta väärib seda võimalust. Pole mingit garantiid millegi puhul, aga ta väärib võimalust elada elu väljaspool minu üsa. Ma lihtsalt tõesti palvetan, et ta selle võimaluse saaks. McKenna West. McKenna teeb koostööd ekspertjuristidega, et kaitsta beebi Gabrieli elu. Nad on surrogaatemaduse tööstuse ohvrid, mis kohtleb naisi ja imikuid jultunult kaupadena, mitte inimestena. Ja lõpus on üleskutse, keelustage surrogaatemadus kohe. Ja siis meil on need lood, kuidas on igasugu diagnoosid ja harvikhaigused ja ma olen ise ka mõelnud, looduse vingerbuss ja muudku korrutas seda looduse vingerbuss. Ja siis ma mõtlesin, et looduse vingerbuss. Mis vingerbussi on meie meditsiinisüsteem ja meie oma tarkuse ja kõrge lennuga? Mis vingerbussi meie oleme loodusega mänginud? Mida tarbivad naised rasedana enne rasedaks jäämist, mis mõjutab nende hormonaalsüsteemi? Kui paljud naised on saanud mingi vaimse tervise diagnoosi? Ja mina mõtlen, et ma ei tea, kui ma võtan selle tsüklilisuse, millena naine elab, meil on kuu lõikes 4 aasta aega. Mis minu jaoks ei ole mingi väga vana info, lihtsalt mingi hetk, kui ma tabasin ennast sellelt võrdluselt, et meil on siis kevad, suvi, sügis, talv läbi kuu ja kuidas siis vaatad, ma olengi praegu teistmoodi, mitte see, et mis minuga toimub, vaid ma olen nüüd selles kohas ja nüüd ma olen selles kohas. Ja naine, kes ei teadvusta endale, et me olemegi sellised, võib öelda laperdavad, aga jah, mingis osas me võime olla väga edasi liikuvad, kogu aeg üks, aga mingi emotsionaalne või selline hormonaalne pool. Ja see koht selles aastaaegade vaheldumises, kuu lõikes, on see koht, kus kõik ajab närvi. See on seotud meie veresuhkru kõikumisega, see on seotud ka sellega, kui palju me ennast alla surume. Et kõik see, mis ma olen, ma olen selline, ja siis äkitselt sa ei saa olla selline, vaid sa oled, mulle tegelikult ei sobi see. Ma nagu ei saa praegu ennast alla suruda. Mul ei ole seda kohta, mis lubaks ennast nagu reguleerida nii, et ma suruks ennast alla, sest ma olen parasjagu oma aastaaegades selles kohas. Ja siis ma arvan, et naine, kes ei teadvusta endale, et me olemegi sellised üks hetk siin, teine hetk siin. Ongi lihtne endale mingi diagnoos saada. Ravimid peale. Ja kui paljudel nendel vaimse tervise ravimitel on märge, et mitte rasedaks jääda seda tarvitades. Kuidas on välistatud, et kui sa lõpetad ravimi võtmise, et ta ei ole sind juba niimoodi mõjutanud, et ta mõjutaks sinu kunagi sündivat last? Kas meil on seda garantiid? Sest see, kui palju meil tuleb neid C-geenirikke, jah, ma olen rääkinud, ma kahtlustan ka vaktsiinide mõju ja seda mulle minust targemad on öelnud, et neid vigaseid geene on meil kõigil, kas need elu jooksul üldse avalduvad, väljenduvad, ei pruugi. Aga vaktsiinidega me võime neid vigaseid asju käivitada. Aga ma arvan, et seal on ka oma osa sellel, kui ema tarvitab heas usus, usaldades mingeid aineid, mis mõjutavad teda. Võib-olla kehasse koguneb mingid ainet, sest kui sa mõtled seda eostamise hetke, see jumalik säde, algatab elu ja nüüd sel kuupäeval tal tekivad käed, nüüd on tal kätel sõrmed, see kõik on nii peene värk, ülipeen. Ja kui sinu masinavärki on sattunud mingi aine, mis sinu enda selle sisemise maailma on pannud lihtsalt lukku, et sa ei tunne seda aastaaegade vaheldumist nii tugevalt, sest sa pead olema siuke. Jaa, ma olen hea inimene, jaa, ma olen kõigega nõus, kõik on nii hästi, ma olen kogu aeg hea tuju. Mina ja trigerdun, mina ärritun. Ei, ma varem ja ärritusin. Meenub, kuidas üks sõbranna rääkis, et talle, ma ei mäleta, kas psühhiaater või psühholoog tahtis mingid antidepressante või mingid analoogseid asju kirjutada ja ütles, et tema on juba aastakümneid võtnud ja need ei tekita sõltuvust. Et ükskord ta mõtles, et lõpetab ära,
aga siis ta hakkas nutma ja siis ta võttis neid edasi. Mina mõtlen, et nutta. Vahepeal liigutatusest, kui mingi asi jõuab väga sügavalt kohale, see pea isegi kurb asi olema, et lihtsalt mingi taipamine või mingi hetke erilisus. Pisarad jooksevad, sellist nagu see pisar annab sellele hetkele kuidagi mingi ühendus on vist see sõna, et sa oled nagu liigutatud sellest hetkest nii väga, et see pisar saab esile tulla, et sa ei ole selles mingi, ma olen nüüd see, vaid et see liigutus on nii tugev, et sa ei suhta seda pisarat tagasi, sest pisar on selle hetke osa. Ma ei oska seletada, ma olen suvaline kodupere naine, ma ei ole siin mingi artist või ma ei tea, mis asi. Vot, ja hiljagu hakkasin selle peale nutma, kuidas mulle jõudis kohale, et ma ei mahu ära. Ma ei räägi oma kleitidest. Ma tundsin, et ma ei mahugi ära mingitesse inimeste raamidesse. Järgmine päev mul sõbranna ütles, et mul siin üks uurisid, kuidas see Kertu jälle üksi, et mis värk tal siis on nende meestega. Aga mina olin omadega juba seal koos, ja ma ei mahugi ära. Et mul on mingi täitsa teistsugune usaldus elu suhtes ja ma ei ole nii isekas, et arvata, et kõik need ja lapsed, kõik on nagu minu teema. Jaa, see on osaliselt minu teema, aga nendel on ka nagu omad teed, omad protsessid. Ma olen seal mingi osaline, jah, ma võtan vastutuse oma osa eest, aga suures pildis ma võingi olla kanaliks, portaaliks sellele, et keegi teine saaks kogeda, ma ei tea, isadust või see laps saaks üldse siia ilma tulla, sest ma olen ainuke hull, kes on valmis sellises olukorras selle lapse siia tooma ja võib öelda, et ei saa lapsega enam hakkama. Nõmed ma selle naise pilku ja olekut siia endas kannan, kes seal siis niimoodi tähtsalt lihtsalt seisis selle käruna ajal ja mina olin ennast jumala oimetuks jooksnud selle pärdiku taga ja siis ei saa hakkama nagu. Väga hästi saan hakkama arvestades asjaolusid. Nii. Ehk siis te ei ole teie diagnoosid. Te olete kõik see, mida te olete pidanud endas alla suruma ja kui te lubate sellele esile tulla, võibki tulla tunne, et ma ei mahu ära sellesse maailma, kus sa pead kuskil raamis olema, kuskil mingid teatud teed. Ja siis bakalaureus, siis magister, issand doktor. Doktorikraad on juba doktorivorsti kvaliteediga, aga teistel ju on, ma ei saa kehvem olla, no milleks? Elu on liiga lühike. Ehk siis, kui tunned, et sa ei mahu ära, siis see on lubatud. Ma täitsa soovitan seda tunda, lubada endal, mitte ära mahtuda. Ja siis ma hakkasin mõtlema, kuidas meil praegu on jälle see mingi Osempiku teema, kuidas naised tahavad olla siuksed eemaldavad siit rasvaga ära, et siis näha siuksed, nagu oleks natuke aega juba surnud, siuksed välja näha. Aga võib-olla see on osa sellest, et me tahakski naised, et me oleme hästi penksed, me oleme hästi pisikesed, aga ma olen suur. Mul oli näiteks selline kogemus, kus ma seisin ühe inimese kõrval, keda ma tol hetkel pidasin nagu suureks inimeseks. Aga mina, kui ma seisin ta kõrval, mõtlesin, et issand, et ta on ju kokku volditav. Ma igaks üks nime ei nimeta, konservatiivid löövad mu maha, aga teie see mingi suur kuju, mina mõtlen. Ma seisin ta kõrval, ma oli tunne, et ma olen nagu mingi koljat ja mitte, et ma oleks mingi suur naine, aga lihtsalt ma olin nii suur tema oleku kõrval, et oligi siuke, et nagu pintsakant ongi, peanupp otsas, paki kokku, pane käsi pagasisse. Ei, mul ei mõtet, et mul löönda maha, nagu tegi üks mingi see sisserännanu migrant, keda siis üks naisterahvas läks aitama. Kreeka oli, Ateenasse ja see naine lõpetas kohvris. See mees oli ta ära tapnud kohvrisse pistnud ja tema pangakaardi tühjaks tõmmanud. See oli üks kõige hiljutisem video, mida Paul Joseph Watson jagas. Nii, aga aituma kuulamast. Ma väga loodan, et ka tämpätsest saatest saiti midagi, mis on säänest hääd tunnet, kus ta mained sitel, et mõnusam on olla haritud inemiisi jään. Aga ma ütle, et võlss, ta risu võlss. Hää on olla, kui sa saad olla sa esi. Vaat see on hää olla. Aga sa pead olema kiäki tõnõ, et tõsõs sinna vasta võtasi. Sest ma pead olema ega kõrd kiäki tõnõ. Om taa seltskond, siin ma pead sääne olema. Om taa seltskond, siin ma pead sääne olema. Ja olgugi, et ma tämpe, kui ma kai üte viitine mõissal ol, enditse mõisaproua pilt saina peal, siis ma kai teda nagu esih hinnast. Ma mõtlen, et
sääl see hiusu, sääne kleit. Ta võin vabalt ma olla, et ma tunnen, et ma võid ärki hästi küll. Aga seal saman ma või olla ka mustlas kuninganna Esmeralda, ma või olla mõtskass. Ja kuni seal seen ma esiär ei kao ja ma tunnen, et ma olen üksta sama kentu, sest me võimegi elu võtta väega värvilitsena, väega erinevite külge pealt. Aga ma pead mõtlema, miks, mille? Kas tuu jaos, et elle, see on see nagu, et elle värvilitsem suurem elu või et mahtu tõisi raami, siis sa tahad, et ma oleks see sääne, et siis sul on parem tunne esi hinde suhten. Sa tahad, et ma oleks see sääne, no sulle ma oleks siis sääne. Jõvai. Ja mõnegi hetk, kui mi inimesi küpsemi säänse kotuse peale, kus mi ole esi, sest mi luba ka tõisil olla nime esi. Salt sääne. Ja sest ma mõtlegi, et ärk kibestunu. Ma lupa ju mi latsil säänest sõnna kasuta. Vanamutt. Aga kui sa olt sääne kuidas ma ütlen vanamutt, kui sa olt sääne, siis jah, ma peadki lubama sul sääne olla. Ja ma ei toeta, et hinge võtta, aga ma võtsa, mis tähendas, et mul ta kotuse pealt on vaja esi hindega tüütada, võtta esi hinnast vasta, võtta tõisi vasta, kui keake vahtsin säänse näoga, et sealt maailma kõige hirmsab inemine, sa ei peaksigi siin olema. Sa naeratad, eiks olt edasi, sa esi. Aituma kullamast ja järgmise kõrrani.